Nii, seoses borrelioosiga räägin, miks mina võtan foolhapet ja B12 vitamiini lisaks B6 vitamiini. Et borrelioos mõjutab B-grupi vitamiine peamiselt kaudselt läbi immuunsüsteemi, põletiku ja närvisüsteemi. On suurem vajadus tekib närvide taastamiseks. Sellepärast, et borrelioos tekitab neuroloogilisi kahjustusi ja põletikku. Ja läbi närvisüsteemi raku parandamise kasutab keha rohkem foolhapet või folaati. Ja see haigus võib viia funktsionaalse folaadi puuduseni, isegi kui analüüsid pole väga madalad. Ja immuunsüsteemi ülekoormus nagu põletik ja immuunrakkude kiirem tootmine suurendab jälle B-vitamiinide vajadust. Ja folaat on siin vajalik ka valgete vereliblede tootmiseks, et haigusele vastu hakata. Tüüpilised sümptomid on väsimus ja ajuudu ja ärevus, motivatsioonilangus isegi, kihelus, tuimus, aneemia. Ja B12-ga on seos ka selge. Borrelioos mõjutab närvisüsteemi müeliini, mille ehitamiseks on B12 vitamiin. Ta võib tekitada perifeerset neuropaatiat ja B12 on müeliini sünteesiks kriitiline. Vähendab või hoiab homotsüsteini normis, kui on B9 ja B12 koos. Ja ühesõnaga, nende vitamiinide kulu on suurem ja imendumine on parem B6-ga koos, sest nad töötavad ühes homotsüsteini tsüklis. Nii et on mõistlik võtta borrelioosiga juurde nii B9 kui B12, mida mina ka teen ja see mõjutab minu tervist ja peavalusi positiivselt. See on tõsine teema praegu, mis inimesed nagu vajavad abi ja infot on muidugi tänapäeval väga palju, kuid siin on veel üks väike osa teile selleks.